aga kohe hakkame tutvustama siis tänasest võistlusest osavõtjaid. Nüüd tutvustame teile tänaseid naisi koolitõukajaid. Linda Kivistik, kergejõustikuklubi Saare. Anastasia Taljantseva, kergejõustikuklubi Atleetika. Katre Uivo, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi. Moonika Vainola, Nõmme kergejõustikuklubi. Kertu Kütman, Niidupargi kergejõustikuklubi. Valitsev Eesti meister Kätlin Piirimäe, Koidi kergejõustikuklubi. Berit Saar, kergejõustikuklubi Vike. Ja meie külalised Fanny Roos, Rootsi. Ja Pauliina Kuba, Poola. Pauliina Kuba on siis isikliku margiga 19 meetrit ja 38 sentimeetrit püstitatud 2018. aastal ja tänavu tõuganud 17.44. Rootslanna Fanny Roos on 19.30.
84, uus isiklik mark siis Kohtla-Järve neiult. Järgmine tõukaja on Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi esindaja Katre Uibo. Temagi on oma parima kuulitõuke tulemuse tõuganud tänavu ja see on 13.31. Kümme 53 on siis Katre Uibo tulemus esimeses voorus ja järgmine tõukaja on mullune pronksmedali omanik Monika Vainola. 14 meetrit 11 sentimeetrit tema isiklik rekord. meetrit ja 30 sentimeetrit on Monika Vainola avakatse tulemuseks. Ja kui nüüd oleme seal kordused ka ära vaadanud, siis tuleb järgmisena ringi Kertu Kütman, tema esindab Niidupargi kergejõustikuklubi ja on Eesti meistrivõistlustel osalevatest daamidest paremuselt kolmanda isikliku margiga 14.31. Ja võib kindlalt väita, et selle tõukega läheb siis liidriks Kertu Kütman 13.71. Järgmisena on ringi minemas valitsev Eesti meister Kätlin Piirimäe isikliku rekordiga 16.80 ja mullune võidutulemus Eesti meistrivõistlustel oli siis 14.37. Päris kindlasti tuli siit hooaja mark ja staadionil on 14.44, siit tuli isiklik mark ja hooaja markist rääkimata 14.30 jäi, vabandust, ja mis me nüüd räägime. Hooaja mark oli 13.96, nüüd siis 14.44. Ja nüüd oleme jõudnud siis järgmise võistleja juurde, see on Berit Saar. Esimest aastat siis päris naisteklassis võistleb Rakvere Vikeneiu 14.30 isikliku margiga ja mullu tehtud tulemusega 13.85 siis selle hooaja senine parim. No see esimene katse veel välja ei tulnud, aga kõigil võistlejatel on täna võimalus kasutada 6 katset, nii et hullu ei ole midagi, kui mõni nendest untsu läheb. Ja nüüd oleme jõudnud siis meie väliskülalisteni, alustab rootslanna Fanny Roos. Ja seal liikus siis nüüd juba 18 meetri joon. Mis ei ole selle
17.95 kohe avakatsel. Ja viimane tõukaja on siis poolatar Paulina Kuba. Kuusteist meetrit ja 24 sentimeetrit on siis pooletari avakatse tulemuseks. Ja nüüd väike kokkuvõte sellest esimesest tuurist. Ja peale esimest vooru on terve võistluse raames juhtimas Fanny Roos tulemusega 17.95, Paulina Kuba Poolast tulemusega 16.24 hoidmas teist kohta. Meie kodustest võistlejatest on Kätlin Piirimäe parim tulemusega 14.44, üldkokkuvõttes 4. Kertu Kütman Liidupargi kergejõustikuklubi 13.71, siis Monika Vainola Nõmme kergejõustikuklubi 13.30, Linda Kivistik kergejõustikuklubi Saare 13.14, Anastasia Taljantseva kergejõustikuklubi Atleetika 10.74. Ja algab teine voor. Ringis siis taas Linda Kivistik, kes avakatsel sai kirja 13 meetrit ja 14 sentimeetrit. Ja tundub, et tuleb sellele tulemusele lisa. 13.65. Anastasia Taljantseva läheb järgmisena tõukama 10.74 avavoorus tähendas juba selle võistleja isiklikku rekordit. Kümme 20 teises voorus jääb siis praegu kahe katse järel parimaks 10.74 ja teist korda tuleb ringi Katre Uibo Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi neiu, tõukas esimeses voorus 10.53. Nüüd maandus ka kuul kenasti 12 meetri joone taha. 12.55. Ja järgmisena tuleb tõukama Monika Vainola avavoorus 13.30. Ja tuleb, tundub, et siitki lisa. 13.38, 8 sentimeetrit küll, aga tulemus paranes ikkagi ja järgmine tõukaja on Kertu Kütman, tema sai avakatsel kirja 13.71, see on sellega siis praegu Eesti meistrivõistluste arvestuses teisel kohal.
13.18 ja esimese vooru 13.71 jääb siis täna seni Kertu Kütmani parimaks ja ringi tuleb Koigi kergejõustikuklubi esindaja Kätlin Piirimäe, valitsev Eesti meister ja Eesti meistrivõistluste liider avavooru järeltulemusega 14.44. Aga see kuul soovitud kaugusele suunda ei võtnud ja Kätlin astub selle katse üle. Järgmisena on ringis Perit Saar. Tema oli siis jah ainukene võistleja, kes avavoorus tulemust ei saanud veel. Ja seekord siis lendab skuur täpselt sektori äärejoonele, mis tähendab seda, et kohtunikud peavad punasel lippu tõstma. Ja nüüd siis külalised taas Fanny Roos 17.95 avakatsel kirjas, kas nüüd näeme siis ka 18 meetri pikkust või veel pikemat tõuget. Aga plaksutada võib ka enne ja pärast, nii et ärge häbenege, head pealtvaatajad. Lendas kaugele see kuul, aga lendas võistleja ise ka kuulile järele ja aga lootust on ja teise vooru lõpetab nüüd Pauliina Kuuba. Avakatse tulemus oli 16.24 Poolataril. Ja ka siit tuleb punane lipp, vaid vahepeal võime siis öelda, et see 17.95, mille Fanny Roos tõukas esimesel katsel, on ka uus Heino lipumälestusvõistluste rekord. Seda võistlust on peetud siin ka juba pikki aastaid, põhiliselt on käinud suur konkurents meeste vahel, aga alati on käinud kaasa ka daame ja senine rekord kuulus siis Kätlin Piirimäele 2 korda isegi välja tõugatud ühesuguse tulemusega. Aga me kohe teeme väikese kokkuvõtte nüüd 2 vooru järel. Ja pärast 2 vooru juhib endiselt Fanny Roos esimese katse 17.95-ga. Pauliina Kuuba Poolast on teisel kohal 16.24-ga. Kolmas Kätlin Piirimäe Koigi kergejõustikuklubi 14.44. Neljas Kertu Kütman Niidupargi kergejõustikuklubi 13.71. Viies Liida Kivistik kergejõustikuklubi Saare 13.65. 6. Moonika Vainola Nõmme kergejõustikuklubi 13.38. Ja algab 3. tuur, Linda Kivistiku kord, 13.65 on tal juba kirjas. Peale seda vooru siis toimub regrupeerimine ja järgmised 3 katset sooritavad võistlejad juba selles järjekorras või pööratud paremusjärjestuses siis esimese 3 katse tulemuste põhjal. Täpselt 13 meetrit tõukab Linda Kivistik ja jääb siis 3 katse järel tema parimaks 13.65. Anastasia Taljantseva tuleb nüüd 3. korda ringi ja nagu öeldud, avavoorus õnnestas tal juba kohe ka oma kuulitõuke isiklikku rekordit parandada. Vaatame, mida toob 3. voor. Aga astub selle katse üle ja jääb siis tal praegu parimaks avakatse 10.74. Katre Uibo kord 12.55 eelmises voorus ja Eesti meistrivõistluste arvestuses siis praegu on see 6. koha vääriline tulemus.
12:30. kaksteist 55 teise katse tulemus jääb 3 katse järel parimaks ja Monika Vainola kord, temal on siis praegu olemas meil juba 13:38. (13:41) tuleb 3 sentimeetrit veel lisa ja Kertu Kütmani kord, temal on siis seni parim esimese katse 13:71 ja see on siis praegu Kätlin Piirimaa järel paremuselt teine tulemus. (13:27) 13:71 jääb ja nüüd siis Kätlin Piirimäe esimesel katsel praegune Eesti meistrivõistluste liidertulemus 14:44, teine katse ebaõnnestus, aga vaatame, mida siis nüüd toob kolmas üritus kaasa. Ja üle 14 meetri ja valge lipp on pardas, kõik on määrustepärane, kohe saame tulemuse teada. 14:28 jääb siis avakatse 14:44 praegu veel parimaks. Ja nüüd külalised Fanny Roos avavoorus 17:95, uus Heino lipumälestus või Berit Saar, vabandust, veel enne seda jah, kellel mõlemad katsed kahjuks pole senimaani siis veel välja tulnud, aga katki pole midagi. Nagu öeldud, kõik võistlejad saavad täna kindlasti tõugata 6 korda. No nii, nüüd saab ka Berit Saar tulemuse kirja ja järgmised 3 katset on juba võimalik siis tõugata enam kui esimesest praegu säästud 12:59. Ja nüüd siis tõesti on külaliste kord ja Fanny Roos ja 17:95 avakatsel, teine katse välja ei tulnud ja tegemist siis uue Heino lipu mälestusvõistluste rekordiga. 12:59 Berit Saare tõstis hetkel 5. positsioonile. Oi, saime siis päris kindlasti uue mälestusvõistluste rekordi jälle. 18:93, no kaugel see 19 meetrit enam on. Fanny Roos ei olegi sellel hooajal rohkem tõuganud kui 19:10, võib-olla saame siin veel hooaja ja miks mitte ka isiklikku rekordit näha, 3 katset veel alles. Aga nüüd Pauliina Kuba 16:24 avavoorus teine katse, temalgi ebaõnnestus. (15:87), siit siis lisa ei tulnud, aga nüüd kokkuvõte esimesest 3 katsest ja peale esimest 3 katset ehk täpselt poole peal olles juhib endiselt Fanny Roos nüüd juba 18:93-ga, teine Pauliina Kuba Poola 16:24.
Eesti meistrivõistluste raames juhib Kätlin Piirimäe 14.44-ga, teine on Kertu Kütman Niidupargi kergejõustikuklubi 13.71, kolmas Linda Kivistik kergejõustikuklubi Saare 13.65, neljas Monika Vainola Nõmme kergejõustikuklubi 13.41, viies Berit Saar kergejõustikuklubi Vike 12.59, kuues Katre Uibo Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi 12.55, seitsmes Anastasia Taljantseva kergejõustikuklubi Atleetika 10.74. And when we're halfway through the competition, we have in the lead Fanny Roos from Sweden with 18.93, which is also the new competition record. The previous record was from Kätlin Piirimäe and 15.53. Second, Pauliina Kuba, Poland 16.24, third Kätlin Piirimäe, Estonia 14.44, fourth Kertu Kütman 13.71, fifth Linda Kivistik 13.65, sixth Monika Vainola 13.41. Ja Anastasia Taljantseva siis Eesti meistrivõistluste arvestuses praegu 7. kohal olev Kohtla-Järve kergejõustikuklubi Atleetika neiu avab siis finaalkatsed ja 4. vooru esimese üritusjärel tõuseb paraku punane lipp. Järgmisena tuleb ringi Katre Uibo, tema on siis esimese 3 katse järel Eesti meistrivõistluste arvestuses 6, seni tõugatud 12.55-ga. Tal rutab kiirelt lõikudest möödu, on täiesti löödud, tunneb saabuvat lõppu. Käivad jäljed kõik, mida tal lumme lõi, saatis pilvede tippu. Seal takkab kevadil lume. Ei meeldi see tõuge Katre Uibole endale ka mitte ja paneb jala pakule, mõõtma ei tule siis hakata, ringi tuleb Berit Saar, tema on esimese 3 vooru järel 5. kohal 12.59. Oli siis see 3. katse tulemus, mis lõpuks õnnestus ja ära mõõdetud sai. Ja jääb ka see katse mõõtmata. Järgmisena tuleb ringi mullune pronksmedali omanik Monika Vainola, seni kirjas täna 13.41. Tema on kõik 3 katset kenasti sooritanud ja järjest oma tulemust parandanud siiamaani. Ja vaat, et tuleb juurde nüüd ka, oli siis 13.41, aga nüüd on 13.74, nii et jälle tulemus paranes. Linda Kivistik on järgmisena ringi tulemas Eesti meistrivõistluste arvestuses. Langenud nüüd 4. 13.65 oli temal kirjas, aga äsja läks siis Monika Vainola temast mööda. Vaatame, mis edasi saab. Ja
Kertu Kütmanist läks ka mööda, Monika Vainonen tõusis teiseks praegu. siit lisa ei tule, jääb 13.65 ja nüüd siis Kertu Kütmani kord 13.71, 2 sentimeetriga asja siis Monika Vainola tõukas temast mööda. See asi siin läheb ja 13.58, see katse siis siin praegu muudatusi paremusjärjestuses ei toonud, 13.71 jääb Kertu Kütmanile ja Kätlin Piirimäe võistluste liider 14.44, see nii parimal üritusel, see oli avakatsel saavutatud tulemus. Seda katset mõõtma ei hakata ja nüüd on siis jäänud veel meie külalised. Kõigepealt Pauliina Kuuba 16.24, tema senine parim, see on ka esimeses voorus kohe tehtud tulemus. Ja astub ka siin ülepaku, nii et punane lipp on taas püsti ja nüüd Fanny Roos. No eelmisel katsel jäi 7 sentimeetrit veel 19 meetrist puudu. Kas nüüd tuleb ära? 18.93 on rootslanna senine parim tänastel võistlustel. Meetri joone lendab siin kõik, mis Fanny käest lahti läheb, aga 18.26 siis sedapuhku. Jäänud on veel ainult 2 vooru, nii et teeme väikse kokkuvõtte, mida siis 4. ring kaasa tõi. Ja endiselt juhib võistlust Fanny Roos 18.93-ga. Pauliina Kuuba parim siiani 16.24 annab talle teise positsiooni. Kätlin Piirimäe parim tulemus, mis üldkokkuvõttes 3. koha vääriline hetkel 14.44. 4. Monika Vainola Nõmme kergejõustikuklubi 13.74. 5. Kertu Kütman Niidupargi kergejõustikuklubi 13.71. 6. Liida Kivistik kergejõustikuklubi Saare 13.65. 7. Peritsaar kergejõustikuklubi Vike 12.59. 8. Katre Uibo Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi 12.55. 9. Anastasia Taljantseva kergejõustiklubi Atleetika 10.74. Ja taas on siis Anastasia Taljantseva ringis. Senine saavutus isiklik rekord 10.74 tänastel võistlustel. No mõtleb, kas mõõta ei, arvab, et ei ole nii palju ja astub üle. Katre Uibo kord, tema praegu siis 6. 12.55-ga. Sinna üle
14 meetri joone kandub ka see tõuge. 12.45, 10 sentimeetrit vähem, paremuselt teine Katre Uibo tänane tõuge siis. Berit Saar tuleb nüüd ringi, temal on täna üks ainukene katse õnnestunud, selle tulemuseks mõõdeti 12.59, hetkel annab see Eesti meistrivõistluste arvestuses 5. koha välja. Ja taas punane lipp, midagi pole pärata, aga üks katse on veel tagavaraks. Monika Vainole tuleb nüüd siis eelmise katse 13.74 tõstis ta Eesti meistrivõistluste arvestuses teisele positsioonile. Ei tulnud veel juurde 13.58, 13.74 jääb siis. Linda Kivistik tuleb ringi, tema on siis praegu Eesti meistrivõistluste arvestuses 4. kohal 13.65-ga ja jääb maha 6 sentimeetrit Kertu Kütmanist, kes siis 13.79-ga praegu 3. No nii, kas siin tuleb nüüd jälle positsiooni muutusi? Kohe saame teada. 13.36 ei esialgu, ei muutu siis veel midagi ja Kertu Kütmani kord tuleb nüüd, temal on siis 13.71 olemas ja omakorda tuleks edestada või parandada oma senist tulemust ainult 4 sentimeetriga, et saada mööda Monika Vainolast, kellel nagu teame on siis praegu parim 13.74 ja teine koht käes. Kolmteist 22 esialgu ei muutu siis veel positsioon ja paremaks tulemuseks jääb Kertu Kütmanil enne viimast katset 13.71. Ja nüüd siis võistluste liider, Eesti meistritiitlist kinni olev, taas kinnihoidev Kätlin Piirimäe, senine parim täna on 14.44. Neljateistkümne meetri joon on jälle selle katsega ületatud, 14 meetrit ja 12 sentimeetrit. Paremaks jääb siis enne viimast vooru 14.44. Ja nüüd meie kallid külalised, Pauliina Kuuba. Temal on täna 2 katset 4 ära mõõdetud ja nendest siis parim avavooru 16.24. Jääb nii nagu oli enne viimast vooru siis 16.24 Pauliina Kuubale ja eelviimase tuuri lõpetab võistluste liider, juba Heino Lipu mälestusvõistluste rekordit mitu korda parandanud rootslanna Fanny Roos, 18.93 tema senine parim. Järgmine kord proovime, see abavärk vist ei aidanud. Otsime midagi muud. Aga kohe algab siis viimane 6. voor.
ja enne viimast vooru juhib üldvõistlust Fanny Roos 18.93-ga, teine Pauliina Kuuba 16.24, Eesti meistrivõistluste esimene Kätlin Piiremäe 14.44, teine Monika Vainola 13.74, kolmas Kertu Kütman 13.71, neljas Linda Kivistik 13.65, viies Berit Saar 12.59, kuues Katre Uibo 12.55, seitsmes Anastasia Taljantseva kergejõustikuklubi Atleetika 10.74. Algab 6. voor ja Anastasia Taljantseva on täna viimast korda kuulitõukeringis. Ja lõpetab siis võistluse täna Eesti meistrivõistluste arvestuses 7. kokkuvõttes 9. ja saab kirja uue isikliku rekordi 10.74. See on Kohtla-Järve kergejõustikuklubi Atleetika neiu tänane saavutus. Katre Uibo, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi praegu 6. positsioonil 12.55-ga ja ainult 4 sentimeetri kaugusel on Berit Saar. Aga jääb täna nii, Katre Uibo saab siis 6. koht Eesti meistrivõistlustelt ja 12.55 parima tulemuse märkeks. Ja nüüd ongi Berit Saare kord 12.59. Ainukene katse, mis tal siis täna ära mõõdetud on ja nüüd üle 12 meetri see kuul lendas, kas tuleb siin mingisuguseid muudatusi, parandus 12.67. See on siis Berit Saare tänane parim, aga sellest ei aita praegu 4. kohal oleva Linda Kivistiku ega ka kellegi teise vastu, nii et jääb täna Berit Saare saagiks 5. koht Eesti meistrivõistlustel. Ja Monika Vainola. Ja kas jah, tundub nii, et vahetab mulluse pronksmedali sellel aastal hõbeda vastu, kui 13.75, 13.74 oli, tuleb sentimeeter veel parandust ja praegu siis teine koht, aga kas sellega on nõus kõigepealt Linda Kivistik ja siis Kertu Kütman, saame kohe varsti näha. Linda Kivistik tuleb siis järgmisena ringi, tema on praegu esimesena medalite arvestuses siis pedestalilt väljas, momendil 4. 13.65-ga ja endiselt on kõigepealt siis vaja üritada mööda saada Kertu Kütmanist, kel kirjas 13.71. Ja pakuks välja, et siit võib lisa tulla. 13.65 täpsust enne kõike, see on siis teist korda välja tõugatud üks ja sama tulemus, mis jääbki Linda Kivistiku tänaseks paremaks ja tuleb leppida nendel võistlustel 4. kohaga. Ringi tuleb aga nüüd Kertu Kütman, temal on seni kirjas 13.71 ja Monika Vainola on endiselt ainult 4 sentimeetri kaugusel. jääb 13.71, mis tähendab seda, et Eesti meistrivõistluste arvestuses on selge kõik. Peale selle, millise tulemusega võidab taas kord Kätlin Piiremäe, 14.44 on seni tema parim ja viimast korda on nüüd Eesti meistrina juba ringi minemas.
ja üle 14 meetri lendas kuul. Seegi kord kõik katsed, mis ära mõõdetud on, Kätlin Piirimäel on siis täna olnud üle 14 meetri. Ja nüüd siis selle väikese tehnilise tõrke taga meil tõukas oma viimase tõuke ära poolatar Pauliina Kuuba. Kelle tulemuseks siis viimasel katsel 16.61, mis ongi tema tänane parim. Neliteist 41 mõõdeti siis Kätlin Piirimäe viimase katse tulemuseks, Eesti meistri tulemuseks sellel aastal siis 14.44 jäi. Ja meie daamide võistluse viimane katse juba siis võistluse võitjana, aga kas tuleb 19 meetrit täis? Fanny Roos. Ja tundub, et see 18.93 jääbki siis Heino Lipu. 18.27 tuli nüüd, 18.93 jääbki siis nüüd Heino Lipu mälestusvõistluste uueks rekordiks ja tänaseks võidu tulemuseks. Ja kohe tuleb autasustamine, ärge nüüd kuhugi minge, kõik need võistlejad, kes täna kaasa tegid, on oodatud autasustamisele. Oli võit see, mille järgi tulite või tahtsite mingit tulemust? Pigem ikka võitled oma võiduseerit jätkata, aga tulemus oli ka tähtis, sest hooaja parim oli praegu 13.38, et see on kindlasti vähe, et seda tahtsin parendada ja sai parendatud. Oma isiklikust 2 meetrit alla, miks nii? Ma puhkasin 1,5 aastat, ma käisin koolis, õppisin massööriks ja see aeg ma trenni ei teinud. Tundsin, et ma tahan natuke spordist puhata ja nüüd ma siis tulin uuesti tagasi. See on aru, siiski kaameraväliselt juba mainisite, et ega praegu see vorm ei ole veel selline, mis peaks olema tippsportlasele, et on olnud erinevad põhjused. Ja ma olin alles hiljuti haige mai lõpus, et nüüd ma hakkan terveks saama, vorm hakkab vaikselt tõusma, et loodetavasti juuli lõpuks siis Balti maavõistluseks on niisugune normaalne vorm. Normaalne vorm praegu selle pealt, kui arvestades, et ei ole pikalt võisteldud, ei ole pikalt treenitud, mis on teie jaoks praegu hetkel, millega te oleksite siis rahul? No ma arvan, kui ma sinna 15-16 meetri vahele saaks, siis oleks juba väga hästi, et tagasituleku kohta väga hea oleks. On ka kaugemad plaanid seotud, et kui tagasi tulla, siis on ju, võivad olla mingid erinevad eesmärgid, kas lihtsalt ennast toonuses hoida või midagi muud? Ma ikkagi tahaks neid Eesti rekordid enda kätte võtta, et need on seal 17 ja 18 piirimail, et ma arvan, et see ei ole võimatu. Tuleme tagasi tänase võistluse juurde. Te olete enne ka siin võistelnud, aga täna oli natuke rahvast rohkem kui sel aastal, kui te võistlesite siin vist. Aga ilm oli ka teistsugune. Kui eriline see on, et see võistlus on väljaspool staadioni? Ei, see on väga eriline, seepärast, et siin on publik on hästi ligi ja tavaliselt Eesti meistrivõistluste kuuitõuge ei saa väga palju tähelepanu, nii palju on kõrvalaalasi, mis käivad samal ajal, aga täna oligi kõik tähelepanu naistel, nüüd tuleb meestevõistlus, kõik on siis meestel, et see aitab väga palju tulemustele kaasa, nagu täna näha oli. Viimane küsimus, sportlased on tegelikult ka kuluhaaridis öelnud, et ega see ring ei ole väga mugav, et ta ei ole klassikaline kuulitõuke ring, et ta see stoppamine, te peate olema väga ettevaatlikud. Palju see paneb rõhku sellele, et see tulemus võib-olla oleks olnud klassikalisel staadionil ja klassikalises kuulitõuke ringis parem? Ei, mulle see ring väga meeldib, ta on kare, mulle meeldibki karedad ringid, mitte niisugused libed ringid, et minu jaoks oli see ideaalne.